Nii, tere tulemast tagasi Chris Boysi kanalile, Classic Intro, Classic värgid särgid. Tänases videos ma näitan teile oma setup'i ja me teeme väikse Q&A. Q&A siis maakeeles on küsimused ja vastused. Te küsisite mult Discordis küsimusi ja ma vastan nendele videos. Aga alustame ennem setup'iga ja siis ma panen timestampi videos, näete kuskil poole pealt hakkab Q&A. Keda huvitab setup, vaadake setup'i, keda huvitab Q&A, siis võite minna kohe Q&A'sse. Minu setup, mind abistab täna Timo, siin on Timo POV teile, Timo lehvitab, jou. Ta näitab meile siis, milline mu setup on. Ja mina kommenteerin, annan teile veits infot. Nii, setup'is on meil siis kõigepealt veebikaamera. See kaamera maksis mingi 40 €, 1080p, kvaliteet 30 fps, see on väga odav kaamera, aga mul polnud raha millegi parema jaoks. Ma tahan upgrade'ida kaamerat esimese asjana, aga see on mu kaamera for now. Ta seisab mu kellakarbi peal, on karpe. Kellalaeka peal, sest mul on vaja, et oleks veits kõrgemal, sest muidu te vaatate mind alt üles ja see on veits weird. Järgmine asi on siis mu monitor. Monitor on BenQ 144 Hz, sest ma olen veits competitive gamer, teate küll, tegelikult ei tea, aga ma olen competitive gamer, mulle meeldib high refresh rate. Ma ei tea, palju see maksis ka, mingi 100–200 € kuskil, ma ei mäleta enam. Järgmine asi, Ducky keyboard. Ducky keyboard, see on siis, kas see on 70% või 65, ma ei mäleta. Ühesõnaga, see keyboard on üliväikene, mulle räigelt meeldib see. Tal pole arrow keysid ja neid numbrid seal paremal, nii et üli mõnus hästi on ta siin nagu laua peal. Vahepeal on probleeme, et oleks vaja mõnda nuppu, aga kõik saab lahendatud. Kõik on lahendatud, alati saanud. Palju maksis ka mingi 100–200 €. Järgmine asi, hiirematt, SteelSeries. Mingi QCK pluss, mis iganes suur, see on mul ülikaua olnud juba mingi aastaid. Peaks välja vahetama, I know, aga ta on üli nice hiirematt, üli mõnus, smooth, ei kuluta su hiire seda alumist osa ära üli kiirelt. Palju see hiirematt maksis ka mingi jälle alla 100 minu meelest äkki. Järgmine asi on SteelSeries Sensei hiir. See oli ka mingi 70 äkki 80 €. Miks ma just selle valisin, ma ei oska öelda, mul on alati olnud Senseid. Hind 70 € umbes kuskil. Järgmine asi on mu mikrofon. See on siis Trust Emita Plus või Emita mikrofon. Mul ei vaja uut mikrit ja mul ei vaja popfiltrit, seda armi, et hoida mikrofoni, et muusika teha paremini. Ja see oli kõige odavam, mis ma leidsin, 100 € ma sain selle armi, kõik asjad, kõik tulid 100 € nagu, mis sul on täielik stiil, see on nii odav oli, ma nagu, et vahet ei ole, ma just ostan selle ära. Järgmised asjad on kõlarid, mul on kõlar 1, kõlar 2 ja siis subwoofer seal all, mis teeb seda kuradi boom, nagu bassitunnetus tekitab sulle, vaata, et mingi asi väriseb. Ja need maksid ka mingi a la 100 €. Siin on väike rullik ka, millega saab keerata siis kõlari heli kõvemaks või vaiksemaks, see on üliäge, ülisükene smooth asi. Mul jäi rääkimata kõrvaklappidest kogemata, kõrvaklapid, Razer, Elektrad, mis iganes, Elektrad, mingi 70 € ka, ülibängerid, let's go. Viimane asi siis nagu, see on mu custom build arvuti siis, see on mingi nüüd 3. aasta läheb tal, jällegi oli mingi 1400 kokku panna vist, ma panen speksid kõik siia ekraani peale, siis te näete, mis nende speksid on ja ma ei tea, hästi läheb, ei ole mind alt vedanud veel, kuigi ta teeb väga paljud häält vahepeal, see on ainult üks asi, mis sellega on negatiiv, on see, et ta undab päris kõvasti vahepeal. Okei. Ja paar asja veel, nagu setup siis on näidatud, on mu laud. Laud oli ka kuskil 70 €, kiirelt lükkasin kokku, lihtsalt mul oli vaja mingit lauda, minu meelest üli clean. See, ma ei tea, mis puu see on, aga see on väga ilus puu. Siia tuppa sobib minu meelest väga hästi. Ja siis on mu 15 € motherfucking tool. Jyskist ostetud mõlemad asjad, kuradi kokku lahti käib väikene väike sükene tool, WWE wrestling tool. Ma ei näinud, ma vaatasin poes ringi, et mis ma ostan ja siis ma nagu, et kuna ma kolisin Tallinnasse alles mingi 4 kuud tagasi, 3-4 kuud ja siis mul oli vaja tooli. Ma olen varem istunud põhimõtteliselt puustooli peal kodus ja siis ma olen nagu, et what's the point, nagu mis mõttega ma ostan gaming tooli, nagu mingi 100+ €, et lihtsalt, et mul oleks nagu persel mugav, nagu ei, ma ei viitsi. Ma ostan selle 15 € ja I love it nagu.
siiamaani 15 euri veel spent, ma saan istuda ja that's all I need to do. Tabelitool pole veel katki läinud, hästi. Okei, sellega lõpeb siis setup, kõik asjad on ära hinnatud, palju mingi total tuleb, ma võin panna siia mingi total numbri, keda huvitavad hinnad, siis siin on mingine hind, palju mu setup maksab, et väga super, mina olen väga rahul, minu meelest on väga clean ka, ma ei tea, te võite reitada kommentites 1/10, mis te arvate mu setupist. Cable management on täiesti pask, unustame selle ära, sest mul pole olnud aega cable manage ida, sellepärast et ma lihtsalt pole tegelenud sellega, aga kui cable management välja, et ta nagu arvuti üleval poolt nagu, minu meelest ta päris clean välja nagu. I think it's pretty clean, minimalistic look. Okei, that's it, nüüd läheme Q&A-sse, vastame küsimustele. Esimene küsimus on siis, hall vanamees küsib, mis on sinu eesmärk TikTokis ning SoundCloudis? Mu eesmärk TikTokis ning SoundCloudis on lihtsalt teha sisu, lihtsalt sisu luua. Ma ei tea, minu nagu üks outlet inimesena nagu ainus asi, kuidas ma saan nagu, ma ei tea, eksisteerida, on kui ma teen midagi. Ja ma saan enda mõtteid peast välja või mingeid asju luua. Ma olen räigelt, kuidas see on, loov, ma olen hästi loov inimene ja mulle meeldib igasuguseid asju teha. Ühesõnaga, mu goal TikTokis ja SoundCloudis on inimeste meeli lahutada ja sisu toota. Järgmine, 3, 2, mis olid su 2 esimest YouTube'i kanalit? The Eagle Eyes Gaming oli mu kõige esimene, kui ma olin mingi 10-aastane, tegin koos sugulase Ivoriga, tegin videoid, Minecrafti ja Terrariat, et oli mu esimene kanal. Ja teine kanal oli siis Uniplays ja seal ma tegin siis nagu üksinda hakkasin tegema mingi Rusti, CS-i, igasuguseid mänge, mingi teate nagu Vanos Gaming teeb videoid, vaata siukseid type videoid, mingi funny moments. Aga amapiiril ma olin 14 ja mingi kuni 17, kui ma tegin seda kanalit, ehk siis see on puhas cringe nagu. Nii, järgmine küsimus. Anneke olen, mida sa mõtlesid tulevikus teha? Sama asja. Ma tahaksin tulevikus teha veel rohkem, kui ma praegu teen. Ma tahaksin räigelt teha mingeid videoid, kus nagu mingi, mitte nagu Mr. Beast'i kopid, aga minu arust oleks üliäge lihtsalt inimestele tagasi anda asju ja teha mingeid suuri üritusi, kõik ägedad, mingi showsid, bum, kõike, mis võimalik, kõike, mis mul pähe tuleb. Ma lihtsalt tahan edasi minna, nagu ma praegust lähen, ja veel suuremaks ja veel laiemaks. Mis on sinu lemmikvärv? See pole värv, ärge roastige mind, ma tean, see pole värv, aga must. Mul ei ole lemmikvärvi, mulle meeldib must lihtsalt. Kui sul oleks supervõimed, siis mis supervõimed sa tahaksid? Kuradi, honestly, ainus supervõime, mis ma tahaksin, oleks Spider-Man olla. Kõik mu kuradi kutid, kes vaatavad seda, saate relate'ida. Mitte miskit pole paremat kui Spider-Man olla nagu. Anna mulle Spider-Mani võimed ja ma olen fine. Nii, kana jumal, mis värvi on su alukad? Need ei ole mitte mingit värvi. Need on hoopis mingit tooni. Trikiga vastus, palun. Millisesse riiki sa tahaksid reisida? Ma tahaksin räigelt käia Ameerikas, lihtsalt sellepärast, et ma olen terve elu kasvanud üles nagu vaadates kõike Ameerikast, nii et ma tahan räigelt minna Ameerikasse nagu. Ma räigelt tahan minna, ma tean, see koht on täiesti perses praegust ja üleüldse, aga siiski. Seal on nii palju, mida vaadata, nagu ameeriklased vaatavad Euroopas, et seal on nii palju asju teha. Nagu imagine, sa käid iga osariigi läbi Ameerikas, see on nagu, bruh. Kevin Pro, võta vunts maha. Palun. Millal merch küsib Designer Rob? Ütleme nii, et miskit on teoksil. Võib-olla ma viskan praegust paar freeze frame'i siia, kui keegi suudab pausi panna õigeks ajaks, siis te näete, mis ma näitasin, aga midagi on töös, nii et hoidke kõrvad lahti, hoidke silmad lahti. Rasmus ütleb like and subscribe, W Rasmus. Kes ei ole veel subscribe'inud ja miks te ei like seda video praegust, come on, ma praegust teen teile sükest content'i, te näete mu setup'i, vastan crazy'le küsimustele, ühesõnaga, like and subscribe checkpoint, vajutage nüüd. Kapibara fänn küsib, kas Chris poiss sul on merci? Merci, seda šokolaadi mul ei ole seda šokolaadi kahjuks.
Kas sa oled päris inimolend või ei ole? I mean, vaadake mind. Kas ma tundun päris? Obviously ma ole päris inimene, ma olen UFO nagu. See on lihtsalt known. See pole isegi conspiracy theory, ma just olen UFO. Aaron/Kron küsib, mis on su suurim hirm? Ma nagu eluliselt midagi ei karda, aga nagu mõned asjad, mis nagu hirmutavad, on näiteks ämblikud ja kõrgus. Ehk ütleme ämblikud. Fuck ämblikud, honestly. Proua Möös ütleb kaka, mina ütleb beer. Mirks küsib, kuulad sa K-popi? Kui jaa, siis mis gruppi laule? Ma ei kuula aktiivselt K-popi, aga ma kuulasin nüüd mingi aeg, siis mulle tutvustati BTS-i ja siis ma kuulasin seda veits. Ja ma võin honestly öelda, inimesed, kes pole kuulan, siis BTS tegelikult on hea, see muusika on tegelikult hea. Mulle meeldis kuulata, aga ma aktiivselt ei kuula, mulle meeldib veits teistsugune muusika ise. Aga jah, kuradi Jimin ja Young Kukne, kuradi gangstad. Bruller Tate küsib, kuna teed fännide setup rate vaateid, kõik 100 pildid enda setupist ja rate'id seda. Kui te tahate näha, et ma rate'iksin teie setup'e ühes videos, saate mulle pilte saata ja ma rate'in teie setup'e, siis hitime sellel videol 50 laiki. Kui me saame 50 laiki täis, siis järgmine video tuleb fännide setup rate video. 50 laiki, davai, can we do it? Kadlin küsib, mis ametit tahaksid pidada? Probably ma tahaksin olla lihtsalt overall interneti inimene, mingine sisulooja overall kõike. Mulle nii meeldib kogu see space, kogu see meedia, interneti space. Ma olen üles kasvanud internetis ja ma olen kasvanud nagu internetti. Ehk siis this is where I belong. See on nagu kõik, mis ma tahan olla, mis ma tahan teha, on kõik internetiga seotud lihtsalt. Karin küsib, mis on kõige piinlikum asi, mida sa teinud oled? Las ma nüüd, selle peale peab veits mõtlema, sest nagu mul koheselt ei tule meelde. Oh my god, okei, kõige piinlikum asi, mida ma teinud olen. Ma võin siia pildi panna teile. Ma käisin põhikoolis, käisime mingi esinemas kuskil, mingi modellivärgiga ja me õmblesime iseenda riided ja me tegime need mingi hõimuriieteks. Ja I swear to god, need nägid nii halvad välja, pluss ma olin nii peenike, et see lihtsalt nägi nii fucking rõve välja. Karolin küsib, mis on su esimene TikToki video? Mu esimene TikToki video on probably... mu esimene TikToki video on musicali video, kuidas ma tegin oma sõbraga bussi peal. Lihtsalt filmisime üksteist, mingi lip-synkisime mingile lollile laulule. Ma võin visata selle ka siia. See peaks olema mu esimene, nagu see on technically musicali, aga nagu esimene TikTok technically kasutaja peal. Rasmus küsis, kas sa oleksid mu issi? Ei, Rasmus, ma pole kahjuks valmis sellise kohustuse jaoks veel. Taavet Mann küsib, kas sa Forzat mängid? Ei mängi Forzat kahjuks. YTC Not Strike küsib, kes on su crush? Mul ei ole mitte ühtegi crushi sellepärast, et ma ei tea, pole kedagi crushida otseselt. 12 Star küsib, kui vana sa oled ja miks sulle meeldib muusikat teha? Ma olen 21 ja mulle meeldib muusikat teha, sellepärast, et ma ei tea, mulle meeldib kuulata neid helisid ja lihtsalt sinna peale midagi teha ja lihtsalt vibe'ida selles nagu keskkonnas, see on lihtsalt, ma ei tea, see on nagu teraapia mu jaoks, mulle räigelt meeldib see. Kui ma ise suudan enda ajuga mõelda välja midagi, mis kõlab hästi ilusalt või ma ei tea, see on hästi vibe, mulle väga meeldib muusika. Reilika Olen küsib, kui sa saaksid teha ühe ägeda mängu /äppi, siis mis see oleks? Ühe ägeda mängu, nii, tulevased game developerid, ma ütlen, ma promotin seda mängu, ma ostan selle mängu, ma mis iganes, kõike võin teha selle mänguga. Ma tahan keskaegset mängu Eesti ajaloost, nagu imagine sa, et nagu Eestis, siis kui need ristirüütled tulid, on ju. See ei pea olema accurate ajaloole, aga see võib olla. Aga lihtsalt midagi, kus sa saaksid, ma ei tea, ma ei kujuta ettegi, mis type mäng, aga Eesti keskajast oleb mingi selle puust haamriga vend, tõmbad ühe ristirüütile vastu hambaid, võtate mingi mõõga endale, sa said esimese mõõga või ma ei tea, sükene mingi üliäge oleks nagu, tehke palun Eesti ajaloo kohta mänge, please! Keskaeg eriti, mulle väga meeldib keskaeg. Tris Boys, kas sulle maitseb praepelmeen? Pelmeenid on suht decent, aga ma ei söö pelmeene väga. Cardi
kas sul on autojuhiload? Yes, mul on autojuhiload. Ma sain need tehtud kaitseväes. Mul on nii B kui ka C kategooria. Õnneks. Ma arvan, kui ma kaitseväkke poleks läinud, siis mul oleks päris jama seis on nende lubadega, aga õnneks ma sain tehtud seal. GN Ratal 12 ütleb, kuna järka stream, nüüd kui see video välja tuleb, siis ma ei tea, mis päeval ta tuleb, aga stream on kas täna kell 6 või homme kell 6. Ma teen ülepäeviti jaanuarikuus streame. Ma ei tea, kas see muutub või mitte, aga ülepäeviti, ehk siis kui täna pole kell 6, siis on homme kell 6. Gaijin Snail küsib, kas sa teed endale Twitchi, kas sul on Twitch? Jah, mul on Twitch, aga ma veel ei streami seal, sest mul on mingi 16 followeri. Ma ei näe veel pointi mingile 10 inimesele streamida seal. Tulevikus, ehk kui me suuremaks kasvame, siis äkki lähen Twitchi või YouTube üle. Arvatavasti lähen, aga ma ei tea kumba veel. Ja mu Twitch on Chris Boys, jah, kirjutage see sisse Twitchi, peaks ette tulema, pilt on siin, milline see välja näeb, teema. Diana küsib, kust oli mõte, et hakata TikTok ja YouTube'i videosid tegema? Mõte tuli TikTok'i esiteks teha, tuli sellest, et ma tahtsin muusikat tegema hakata ja välja panema. Ja siis ma arvasin, et mul on vaja kellegile jagada seda, sest ma ei taha olla see vend, kes mingi promotib kommentites, et mina kuula. Ma tahtsin teha endale mingid vaatajaid, kes läheksid ise vaateksid, nagu, siis ma ei pea spämmama nagu annoyingult. Et kes tahab kuulata, läheb kuulab, you know. Ja kuidagi mu TikTok blow up'is lihtsalt, ma ei tea, kuidas meil on praegu 12 000 jälgijat, I have no clue nagu, aga siin me oleme ja ma jätkan edasi. Ühesõnaga, ma hakkasin tegema TikTok'e, et promoteida, aga nüüd ma teen TikTok'e lihtsalt sellepärast, et need on fun teha ja mulle meeldib TikTok, nii et W. Ja YouTube'i videosid tegema, see oli ka sama plaan, et ma panin muusikat YouTube'i ja siis ma mõtlesin, et äkki ma panen sinna videoid ka, siis on nagu rohkem sisu, mida vaadata mu YouTube'i kanalil ja rohkem inimesi äkki leiab mu kanalit. Ühesõnaga, ma olen varem teinud YouTube'i reaalselt mingi 6 aastat, ehk siis pole midagi uut minu jaoks. Ainus asi, mis on uus, on see, et ma kasutan enda näguvideotes, ma varem ei kasutanud. Ehk jah. Aga mul on YouTube'i videoid hästi palju planeeritud, kes ei ole saab siia kanalile, siis saab ja like, sest te kujuta ette, mis videod mul on planeeritud siia kanalile teha, nagu wow, siia kanalile hakkab tulema siuke sisu, et te tahate olla esimesed kohal, te tahate olla need inimesed, kes ütlevad aasta pärast, et mina olin esimene komment Chrisi sellel videol, enne kui see sai mingi 100 000 vaatamist, you know? Te tahate olla need inimesed, ma tean. Tihaks küsib, kuidas sul läheb? Hästi läheb praegust, planeerin uusi mõtteid ja jätkame samas hoos edasi. Alma Piim küsib, mis on sinu lemmikmäng? Lemmikmäng. Ma peaks ütlema äkki Rust, sest ma olen Rusti mänginud reaalselt mingi 6-7 aastat, vahepeal aktiivsemalt, vahepeal mitte aktiivsemalt, aga see on üks mäng, milles mul on kõige rohkem tunde. Ma reaalselt, mul on nagu Rust 2000 tundi, CS 2000 tundi ja see on vist Fortnite 1500 tundi. Sest ma olin kunagi Fortnite Eesti Pro siukene, kes ei tea, siis Norduuni, Team Nord, you know, kes teab, see teab. Kana Jumal küsib siis viimase küsimuse. Mis protsenti piima sa tavaliselt jood? Kohe näeme, ma toon sulle selle piima, Kana Jumal, oota siin, oota mind. Mis piima ma joon siis? Ma joon kõige kangemat või? On kuradi, teil on vist inverted see, aga 2,5. 2,5% on see piim ja ma söön seda piima koos nende krõbuskitega. 3 sõpra fucking slapib, saad aru, 3 sõpra fucking slapib. Ma söön neid iga päev, ma söön krõbuskeid sellest ajast saadik, kui ma sündisin ja ma jään sööma krõbuskeid elu lõpuni ja swear to God, ma armastan krõbuskeid nagu. Te ei saa mulle midagi vastu teha, te ei saa võtta krõbuskeid mult ära, no. Nii, siis sellega tõmban video kokku, järgmine video, eks näeme, kas saame 50 laiki täis, tuleb setup rate video või tuleb midagi muud, mis ma olen planeerinud, aga videoid igas tähes tuleb juurde. Jälgi mind TikTokis, jälgi mind Instas, jälgi mind SoundCloudis, kui sa veel ei ole. Chris Boys igal pool põhimõtteliselt, link on allpool, mu Linktree, kus saab kõik lingid siis, ja pane selle videole like, kui sulle meeldis, pane comment ja subscribe, issand jumal, ma olen cringe.